Nii ma teen ühe eraldi lühikese video sellest, et seletada natuke seda, et mis asjad on erinevad nagu erinevad mudelid ja et aru saada sellest, et mida ma kasutan ja võib-olla mille jaoks ma kasutan, eks ju, või kes iganes siis kasutab, eks ju. Et kindlasti paljud on kuulnud, eks ju, et meil on olemas erinevad mudelid, et meil on olemas mingi GPT, ma ei tea, 3 ja GPT-4 ja tegelikult on GPT-4,5 ja siis on olemas veel mingi DeepSeek ja siis on tegelikult mingi O1 ja siis on veel, eks ju, need on OpenAI mudel, DeepSeek on hiinlaste oma, eks ju, et meil on lisaks on mingi Twitteril on omad mudelid, mingisugused krokid, eks ju, ja siis on sellel Google'il on mingi Llama, eks ju, ja nii edasi, eks siis, et ja nendest on veel eraldi nagu versioonid, eks ju. Ja seal on päris suured erinevused. Ma tahakski nagu natuke näidata seda, et kui sa mudelit kasutad, siis sa tegelikult peaks jälgima seda, et mis mudelit sa parasjagu kasutad, eks ju, et kas see on nagu selle mudeli jaoks sobiv, eks ju. Ma arvan, see on niisugune nagu üks ka nagu basic oskus, eks ju. Et ma võtan täpselt selle sama harjutuse siit, eks ju. Et kui ma vaatan nüüd seda, kui ma vaatan nagu seda tavalist ChatGPT nagu seda vaadet, eks ju, mis on kõigile tasuta kuskil maale nagu kättesaadav ja isegi kui sa tasuliselt maksad, siis isegi ei tea, kas siis tekib, vanasti oli küll see, et sa said valida, et mis mudelit sa kasutad või ta näitas sulle, mis mudelit. Okei, ta ütleb mulle siin, et kui ma maksan, et siis ma saan, mul on lihtsalt aeg otsas, eks ju. Aga ma ei näe siin jah seda, et ma saaks kasutada seda, et mis mudel mul parasjagu kasutuses on, et plussis võib-olla see on olemas. Aga selles versioonis, mis on nii-öelda see aken, kus on erinevad nii-öelda, kui meil on see eraldi tööriist, meil on siin see nii-öelda see temperatuur, millest ma rääkisin, eks ju, igast muud parameetrid. Siis siin üleval tegelikult, kui ma nüüd lähen siia vasakule, siis siin on tegelikult põhimõtteliselt me saame siia sisse panna, meil on praegu on see OpenAI, me saame siia panna sisse vajadusel Google'i omad, Anthropica omad ja igast muid vidinaid, eks ju, seal on see maailm tegelikult päris kirju. Täna on siin valikus ainult tegelikult OpenAI, me oleme siia pannud külge ainult OpenAI nii-öelda selle tasulise ühenduse. Ja siin kõrval on siis nii-öelda see mudeli valik. Siit ma olen osad asjad, ma olen korjanud ära, näiteks GPT-4,5 lihtsalt on mingisugune sadu kordi kallim kui nii-öelda see GPT-4, eks ju. Et ma selle lihtsalt keerasin kinni, et nii-öelda raha otsa ei saaks. Aga meil on ikkagi nagu siin vaikimisi võtab ta siit selle esimese GPT-4.0 mini, eks ju. Ja siis meil on see või mitte 4.0, vaid 4O, eks ju, ja siis on 4O latest. Et reeglina ongi niimoodi, et kui see mudel on mini järelliitega, siis ta on sellist tüüpi mudel, kuhu sa võid nii-öelda sisendmaterjalina anda rohkem materjali sisse ja ta suudab seda töödelda ka kiiremini, näiteks pikemaid tekste ja nii edasi. Ja ta teeb selle kiiremini ära ja on ka odavam, eks ju. Ja sobib siis nii-öelda natuke võib-olla lihtsamate ülesannete jaoks. Ja siis nii-öelda see mitte mini variant on siis see, mis nii-öelda maksab natuke rohkem. Reeglina see vahe tegelikult on ikkagi see, et see mini on poole odavam, eks ju, suurusjärguseks. Et see nii-öelda täisvariant maksab rohkem. Samas sa saad sinna nii-öelda sisendina tegelikult panna vähem teksti, näiteks siin fookusgrupi analüüsil tuligi siin vahepeal välja, et sellesse täismudelisse ei mahu kogu fookusgrupi transkriptsioon sisse, küll aga siis minisse sai seda panna. Ja siis on see, et eks ju, et nii-öelda vanemad mudelid ongi üldiselt nii-öelda kehvemad ja lahjemad, näiteks 3,5 mudel on lahjem kui 4 ja GPT-4, eks ju, 4O. Ja siis on eraldi kategooria on siis veel nii-öelda need mingid mõtlevad mudelid, reasoning models, millest siin meil on siin see näidis, on see O1 nüüd. Ma panin selle nüüd siia ka juurde, ennem teda siin ei olnud. Laseme seda sama harjutust teha nii-öelda erinevatel mudelitel. Lihtsalt, et näitlikustada seda,
et mis see erinev väljund on. Ehk siis, et mul on seesama harjutus, seesama juhend, mida ma siin viimati kasutasin, et ta on analüütik ja analüüsib seda tabelit, eks ju. Ja praegu ma annan selle ette, hakkame pihta näiteks sellest, mis me viimati kasutasime. See sama asi, eks ju, et nii-öelda see tavaline mudel, ta on siis nii-öelda selle GPT tegelikult praegu üks, ütleme selline viimane mõistliku hinnaga mudel, sest 4,5 on nagu hästi kallis, see 4O on selles mõttes ja see on siis nii-öelda täisversioon sellest, eks ju. No ma annan natuke lühema tabeli näiteks, et võtame siit, ma võtan ikkagi haridusega, haridus on siin tähtis. Annan talle pildi, see tabel. Tema nüüd kirjutab, eks ju. Et ma võtan siia juurde siis ka selle tabeli niimoodi, et oleks näha, eks. Et see on siis nii-öelda 4O viimane mudel. Analüütiline kokkuvõte, eks ju, meil on siin 66% vastajatest, protsent klapib, eks ju. Mitte suitsetajaid on rohkem naiste seas, loogiline, eks ju, vanusrühm 65-74, see tuleb siit, eks ju. Põhiharidusega inimesi, alg- või põhiharidus, igapäeva suitsetajaid. See on see, eks ju, kõik on nagu, tundub adekvaatne, eks ju. See tundub ka nagu adekvaatne jutt. Nüüd, mis me teeme, on see, et ma võtan sellest samast mudelist miniversiooni, ehk siis mis on nii-öelda, ei ole selle mudeli täisversioon, vaid on nii-öelda kiirem, lahjem, odavam. Ja teen selle sama asja, ütlen talle refresh lihtsalt, eks ju. Et tee ja vaatame, kas on nagu kohe aru saada, kas on midagi nagu teistmoodi. 66% ei suitseta üldse, millest naised ja nooremad vanusrühmad näitavad kõrgemat mitte esitamise määra. Natukene juba kahtlane, kõrgem mitte esitamise määr. Välja arvatud 50-64, kus on osakaal samuti märkimisväärne. Statistiliselt olulised erinevused ilmnevad suitsetamise ja mitte suitsetamise hariduse lõikes. Kõrgema haridusega inimesed kalduvad vähem suitsetama ja see on, kõik on loogiline. Siin natukene ma võin korra teha refreshi. Sageli on ka see, et täpselt sama sisend, ongi tegelikult ongi, kuna seal on nagu randomit on ka natuke sees, täpselt sama sisendiga teed refreshi ja sa saad pisut erineva nagu teksti, eks ju. Ütledki, et tee lihtsalt uuesti. Seesama nii-öelda minimudel, suur osa vastajatest ei suitseta üldse, 18-29, 73%, 12-29, 73% on tegelikult siin, eks ju, saate aru, et ta siin paneb numbriga puusse 73%, see peaks olema see ja kõrgharidusega on 83%. Kõrgharidusega 83. Kas ta äkki arvutab kokku selle siit või? 83 tuleb siit sellest kahest. 18-29, aga ikkagi siit ka 73 ei tule kokku, et midagi ta paneb siin puusse, eks ju. Et ühesõnaga, mis ma tahtsin näidata on see, et see minimudel on selgelt nii-öelda vähem võimekas sihukeste keerukamate harjutuste puhul, ta on selgelt vähem võimekas kui see täismudel, eks. Et kui siin kindlasti, kui ma sihukest tüüpi analüüsi võiks nagu ülesannet talle anda, siis kindlasti võiks kasutada seda nii-öelda seda latest mudelit, eks ju. Minimaalselt, eks ju. Võime korra lasta tal teha nii-öelda selle eelmise põlvkonnaga, mis on see 3,5 turbo. Turbo on siis nüüd ka see, mis on selle lahjem ja kiirem versioon, eks ju. Ta on turbo, tähendab seda, et ta teeb kiiresti. Ta on küll hästi kiire ilmselt, aga vaatame, mis ta ütleb. Saab aru sellest üldnumbrist, eks ju. Samas mehed on 60% ulatuses suitsetamisest vabastatud võrreldes naiste 73 jaotusega, see on natukene nagu tekst on nagu natuke arusaamatu, eks ju. Mees 60, eks ju. Okei, naine 73 numbrid paistab, et klapivad.
olulised erinevused ilmnevad vanusegruppide lõikes, nooremates rühmades on suitsetamise osakaal kõrgem näiteks. Suitsetab 25, aga siin on 18 kuni 29, tegelikult on 25, on 30 kuni 49, sellega ta paneb selles mõttes puusse, kui ma aru saan. Hariduse lõikes näeme kõrghariduste inimeste seas vähest suitsetamist, 12%. Ja samas kui algpõhihariduse liikide seas on see osakaal oluliselt kõrgem ja see on adekvaatne, eks ju. Aga ikkagi ta selgelt kuidagi tundub, et refresh ida, eks ju. Et tegelikult see täismudel ka mõne koha peal ikkagi eksis. Aga mina küll, minu see kogemus siin on ka see, et ikkagi need lahjemad mudelid panevad puusse palju lihtsamini ja palju kiiremini ja palju rohkem nii edasi, eks ju. Meeste ja naiste seas on naisvähemuse osakaal suitsetajate seas märkimisväärne. See on ikka täitsa umbluu, eks ju. Ta ei saa nüüd aru isegi sellest, et millest see küsimus siis on, eks ju, et ta räägib naisvähemustest, eks ju. Selles mõttes on, ja mõelge nüüd selle peale, eks ju, et see 3,5 mudel tuli välja millal, eks ju, GPT 3,5 model release date, eks ju, et see tuli välja november, eks ju, 2 aastat tagasi, turbo tuli 23, eks ju, et see on nüüd paari aasta jooksul on ta muutunud sellisest masinast, kes selgelt ikkagi paneb puusse, enam-vähem iga tabeliga ta siin ilmselt tõenäoliselt kuidagi paneb puusse. Ja ta on muutunud selliseks, mis tegelikult suudab enam-vähem adekvaatselt ikkagi selle olukorra ära kirjeldada. Nii. Ja nüüd siia juurde me võime siis proovida seda O1 mudelit. GPT O1 model. O1 mudel on siis see, mis on disainitud selleks, et ta mõtleb rohkem, enne kui ta vastab sulle. Eks ju, ta ongi see reasoning model, saad talle anda keerukamaid ülesandeid ja ta mõtleb natuke rohkem ja siis vastab sulle. Et me võime proovida, et mida see O1 mudel, ja see on ka üsna nagu hiljutine mudel, eks ju. Et vaata, ja samas on vist jälle see, et sinna ei saa nii palju seda sisendit jälle anda, eks ju. Ma ei saa aru, mis ma tegin. Vist võtsin vale nuppu. Et nüüd, nagu näete, see vastus ei tule nii kiiresti, mõtleb. Ta nagu päriselt analüüsib, ta mõtleb rohkem, mõtleb, mis ma küsisin. Ja isegi osades versioonides on see, et saab näidata seda, et kuidas tal see mõtteprotsess käib seal kõhus. Siin kahjuks seda nuppu ei ole, see on jumala lahe nupp, et kuidas ta ise nagu siis analüüsib. Aha, küsitki seda, mis ma nüüd teen, otsin sealt, ei, see on vale vastus, ühesõnaga, et seda mõtlemisprotsessi on ka võimalik mingites variantides nagu näha. Ja täitsa pikalt mõtleb, eks ju. Nii. Ja nüüd siis tuli väljund. Vaata, mis ta ütles. Meeste seas on igapäevased suitsetajaid märgatavalt üle keskmise. Ta nüüd alustab kohe meestest, aga ei keskendu nagu kõigepealt, eks ju, selle üldtulemusele. Samas naistel on see näitaja madalam, eks ju. Noorematel hulgas on juhuslik suitsetamine. Keskmisest, ta nüüd siin, ta ei too üldse nagu protsente, ma vaatan välja, ta lihtsalt teeb nagu järeldused, eks ju. Kuna ma olen tegelikult tema käest küsinud või andnud talle ülesande sellise, et palun katsu kirjutada sorava ja loetava tekstina. Et siin on ta selles mõttes teinud täpselt seda, et ta tegelikult on protsendid täitsa nagu jätnud välja. Ta on selles mõttes abstraheerinud selle asja ära, eks ju, et ta ei räägi protsentidest, vaid räägibki tegelikult seda, mis ma ta pärast eraldi küsisin. See on tegelikult see laiem asi, eks ju. Aga jällegi, eks ju, et see mudel käitub nagu teistmoodi, ta nagu mõtleb ja ta ilmselt saab ka, tõlgendab seda ülesannet natuke teistmoodi, kuna ta mõtleb natuke teistmoodi. Üldise suitsetamisleviku mustrit mõjutavad sugu, vanus, haridustase, mehed ja madalama haridusega inimesed suitsetavad keskmisest sagedamini, mis võib viidata elustiili ja tervisekäitumise eripärale. Eelistavad ebaregulaarset suitsetamist, samas vanemaealised viskavad tubakatooted kõrvale. Nii, ja nüüd siis tuli väljund. Vaata, mis ta ütles. Meeste seas on igapäevased suitsetajaid märgatavalt üle keskmise. Ta nüüd alustab kohe päriselt eelnõu meestest, aga ei keskendu nagu kõigepealt, eks ju, selle üldtulemusele.
Need trendid võivad olla olulised rahvatervise planeerimisel kui sihtrühmadele suunatud loobumise meetmete kavandamisel, eks ju. Ja sellest O1-st on tegelikult olemas ka siis nii-öelda see miniversioon, vaatame, mis see mini teeb. Teeme refreshi, mis teeb siis jällegi seda kiiremini, hakkas jällegi kohe kirjutama. Ja vaatame, mis ta enamuse suitsete üldse protsent on adekvaatne. Arvud on kõrgemad naiste ning nooremate vanuserühmas. Siin ta paneb selles mõttes puusse, et kõrgem on küll naiste seas, aga see ei ole mitte 60%, vaid tegelikult on 73%, meestel on 60%. Jällegi, eks ju, see on see lahjem mudel. Nooremas vanuserühmas on 73%. Jällegi sama viga, et tegelikult nooremad on siin, ei ole, see 73 on just siin vanemates, eks ju. Et see nii-öelda see lahjem minimudel paneb ka ikkagi nagu puusse, eks ju, sellise analüütilise tekstiga. Paneme korra veel seda, võrdluseks võiks tegelikult panna siia lõppu selle nii-öelda see, millega ma alustasin, mitte see mini, vaid see latest. Ja ma tuletan meelde, eks ju, kui sa selle ekraani siin hetkel vaikimisi lahti teed, siis mina olen ta seadistanud niimoodi, et see nii-öelda vaikimise mudel on see minimudel, eks. Noh, ta on lihtsalt sellepärast, et see on hetkel on ta nagu odavam. Võib-olla on isegi mõistlik panna siia see latest, aga igal juhul, kui sa teed siin tööd, siis see on nagu oluline koht, mida nagu jälgida, et mis mudel sul parasjagu siin ees on. Et see ongi see, et see väljund tegelikult on märkimisväärselt erinev, eks ju. Ütlen talle jälle selle latest mudeli, teeme selle uuesti. Nii, 66% meestel oluliselt levinum kui naistel, 25 ja 15, numbrid klappivad, kõige suurem mittesuitsetajate osakaal on 65, 74, 83%, adekvaatne number, adekvaatne järeldus, kõrgharidusega inimeste seas 78%, päevasuitsetamine on statistiliselt oluliselt levinum madalama hariduse tasemega, igapäevane, siis igapäevasuitsetamine peaks olema siis. Ja nooremas vanuserühmas 25%, eks ju, 30–49. No ta ei ole see kõige noorem, eks ju. Aga siin on nagu näha, et see on see täismudel, kõige viimane mudel. Need protsendid on võrreldes nende minimudelitega, kes pani kohe puusse, need protsendid ta saab õigesti kätte selle pildi pealt ja teeb nagu õiged järeldused. Ehk siis jälgi, mis mudelit sa kasutad, mudelid annavad nii-öelda erineva kvaliteediga vastuseid erinevate ülesannetele, eks see ongi see, et väiksematele saab anda natuke lihtsamaid ülesandeid lihtsalt, eks ju, ja kui on näiteks mingi koht, kus on nii-öelda maht on suur ja sa pead palju väikseid järeldusi tegema, siis need sobivad nagu paremini. Kõik.